no meie kontsertlavastuse peategelaseks on Voldemar Panso. Ja eks me olime natukene keerulises olukorras ju, et kui mõelda, et sellisest suurkujust on ju tohutult palju materjale, aga et panna see, ütleme siis, teha see 2-tunniseks lavastuseks, mitte 6-tunniseks, et siis me olime päris sellise raske valiku ees, et mida võtta, mida jätta. Suures osas on see ühislooming, jah. Aga meie lavastaja Riina Roose siis on põhiliselt töötanud läbi meeletul hulgal artikleid, materjale, raamatuid, arhiivides sobranud. Et see ei ole selline valmis materjal, see on ikkagi meie kõigi mõtetest kokku pandud jalutuskäik Panso eluaega. Minu jaoks on ta ikkagi Eesti teatri suurkuju ja kõige olulisem asi, mis ta Eesti teatrile andnud on teatrikool. Ta ausalt öeldes ei kujutaks ettegi Eesti teatrit momendil ilma lavakunsti koolita. Jah, selles mõttes ma olen Anderoga nõus ja ka praegu veel tema kõik võimalikke märkmeid lugedes, ta on justkui nagu meie Tammsaare, et tema öeldud mõtted siis teatrist, teatri tegemisest, et need kõnelevad tänapäeva ajas ikkagi väga, et sellist äratundmist ja noh, samas ta on selline aegumatu kuju, aegumatu suurkuju. Ja ikkagi see süsteem, et läheneda teatrile ja teatriharidusele süstemaatiliselt. Et see sama tung ajas teda ka ennast Moskvasse Kitisesse õppima ja muidugi see, et teatrikooli õpetajad ja õppejõud oleksid ikkagi hetkel praktiseerivad teatrikunstnikud, lavastajad, näitlejad. Siiamaani on see samamoodi püsinud ja ilmselt püsib edaspidi. Ja mulle on hästi meeldinud tema selline mõte, et ikka tihti räägitakse sellest, et mis eristab erinevaid põlvkondi, aga et äkki me peaksime just mõtlema selle peale, mis ühendab erinevaid põlvkondi. On eriline vastutus istuda režiilaua taha. Kui palju aastaid on möödunud ja ma ikka kardan seda paika, kuigi seal on möödunud mu elu õnnelikumad päevad. See kartus on õieti aukartus, vastutustunne, et võtan endale ühe lavastuse saatuse, paljude inimeste saatuse, nende kunstilise kujundamise, võib-olla ka nende karjääri. Üheski ametis pole nii nõutavad selge aru, valmisolek inspiratsiooniks, pedagoogiline vaist, puhtad käed, tööoskus, töövõime, tahe ja eetiline nivoo.